Tere head vaatajad, minu nimi on Ken ja täna ma näitan teile, kuidas mööduvad sisesõudmisvõistlused Alfa siin sõudmise ja harjutamise klubi Tartus. Aga enne veel, kui lähme sisse ja vaatame, kuidas võistlused mööduvad, räägin teile veidikene ka Alfa ajaloost. Nimelt toimusid esimesed Alfa võistlused juba 1993. aastal Tallinnas. Toona osales võistlustel kõigest umbes 50 sportlast, aga tänaseks päevaks on võistlustest kujunenud välja Põhjamaade üks suurimaid omataolisi võistluseid, kus osaleb umbes 500 võistlejat. Aga siinkohal ongi hea koht meenutada, mida rääkis kunagi Alfa võistluste peakorraldaja ja nii-öelda Alfa isa Mihkel Klemetsov. No kui võtta konkreetne võistlus, et lihtsalt talvised treeningtingimused on meil teada, eks ole. Vee peal me harjutada ei saa, eks ole, tavaline harjutamine käib, suusatamine, siin kangi tõstmine, jooks ja ergomeeter, eks ole. Ja need on suhteliselt pikad ja nürid treeningud, eks ole, ja sinna vahelduseks üks võistlus, et ma arvan, et see on kõigile rutiini murdmiseks väga hea. Ja. Võistluspäeva esimese stardi meie klubis teevad siis meesveteranid ning kaasa näeme tegemas ka Tairo Talvist ja meie klubi presidenti Argo Normakut. Nagu näeme, siis võiduka lõpuni jõudis meie meesveteranidest Tairo Talvis ajaga 3.03 ja selle ajaga platseerus Tairo siis teisele kohale. Ja vaatamegi, mida Tairo siis sõidust ise arvas. Väga rahul. Võrreldes kuu tagasi toimunud võistlusega umbes 2 kiirem. Et selle mõttes oli hea. Eks see oli täna hea sõita sellepärast, et täna olid mehed kõrval. Eelmord sõitsin üksinda. Et Argot ei olnud, nüüd oli nagu parem. Nii et kiidad konkurente? Jaa, konkurendid olid tublid ja tänu sellele tuli mul ka aeg parem. Eesmärk mul oli enne sõistu olla parem kui naiste maailma rekord. Tegin ära. Väga hea, aga olen õnne. Parim naine maailmas. Nii, Argo, kuidas sa enda tulemusega rahule jäid? No tegelikult peab oma tulemusega rahule jääma, sest veteranide klassis võisteldes on alati võistlus ise endaga. Eelmise viimase võistluse tulemusega võrreldes paar sekki parem, nii et väga hea start ma arvan. Samuti on võistlemas ka meie klubi noorimad U13 noormehed Siim Sider ja Daniel Antons. Vaatame, mida arvas Siim enda hõbemedali võidust ise. Ja ma küsingi sul, kuidas sul sõit möödus? Hästi. Kas oli raske ka? Jah. Aga oled õnnelik? Jah, väga õnnelik. Aga hea, aga palju. Hea tulemuse tegi ka Kaisa Oles, kes võitis oma vanuseklassis kuldmedali. Vaatame, mida arvas ta sõidust ise. Oleks võinud natuke paremini minna. Mis täpsemalt? Keskmine oleks võinud paar sekundi kiirem olla. Aga üldiselt võit on võit, nii et võib vist jääda rahule ikkagi. Sama vanadest noormeestest platseerus võitjaks Oliver Hansen. Nii, siin on meie võidumees. Mis emotsioonid valdavad? Valu. Valu, higi ja pisarad, jah? Jah.
natuke õnnega. Sünnipäeval parim kink võitja? Pigem on. Pigem on. Vale start ja auto. Mäletad seda viha? See oli tunde, mis sa oled pandud, et seda võitu saavutada, aga ikka said pähe, No näita, millest sa tehtud oled! Siin näeme siis võistlemas meie klubi naissportlaseid Leena Katel ja Rachel Kõllo. Ja naiste klassis võitis hõbemedali Leena Katel. Vaatame, kuidas kommenteeris Leena oma võitu ise. Nii, Leena, kas teine koht oli suure üllatusena? Ja ma ise arvasin, et ma ei jõua sellise keskmisega sõita ja seega tuli ka selline lõpuspurt ja see koht oli tõesti üllatusena. Ja kuidas nägi välja sinna ettevalmistus võistluseks? Palju ergomeetrit ja suusatamist. Nii et trenni on ikka tehtud palju? Natuke ikka. Millised emotsioonid valdavad siis peale sõitu? See oli üllatavalt meeldiv ja tegelikult päris hästi läinud sõit. Et sai uus isiklik rekord sõidetud, eesmärk sai täidetud. Kindlasti aitasid väga palju kaasa ka nagu klubisportlased ergutasid mind. Et kindlasti tuleb ka neile tänulik olla. Võistluspäev läbi, aeg teha kokkuvõtteid. Üldises pildis me võime jääda alfa võistlusega väga rahule, sest me võitsime 5 medalit, millest 3 on hõbedased ja 2 kuldsed. Alustades hõbedastest, siis hõbemedali teenis täna üllatuslikult väga hea tulemusega Leena Katel, Tairo Talvis meesveteranide klassis ja Siim poiste D-klassis. Aga rääkides kuldmedalitest, siis Kaisa Olesk teenis kuldmedali ja Oliver Hanson, mõlemad väga hea tulemusega. Aga mis seal ikka siis? Kohtumiseni ja järgmistel võistlustel loodetavasti teeme uue video kokkuvõtte. Seniks aga kõik treenima!